Kas oled kunagi mõelnud selle peale, et maailmas on 4 tüüpi inimesi? Need, kes panevad asjad juhtuma, need, kes vaatavad, kuidas asjad juhtuvad, need, kes imestavad, mis juhtus ja need, kes ei tea üldse, et midagi juhtus. Tere, mina olen Kai Oja, olen eduõpetaja ja täna räägin ma sulle sellest, kui võimas on harjumuse jõud. Enamik inimesi kuulub 2., 3. või 4. gruppi ja nad isegi ei oska arvata, et võiksid tahta midagi enamat. Mis sa arvad, millisesse gruppi kuulud sina? Me näeme maailma läbi meie uskumuste ja harjumuste ja see, millised on meie uskumused ja harjumused, see kontrollib meie tulemusi enamikes eluvaldkondades. Põhjus, miks me saavutame elus tulemusi, millega me rahul pole, seisneb selles, et meil pole häid harjumusi. Selliseid harjumusi, mis oleksid harmoonias nende tulemustega, milleni jõuda tahame. Mõtle minuga korraks kaasa. Kuidas sa saaksid tuua oma ellu küllust ja õnne, kui sinu peas keerlevad mõtted sellest, millega sa oma elus rahul pole? Kõik see hea, millest unistad, ei saa ju mitte kuidagi muutuda reaalsuseks, kui sinu mõtted töötavad sellele vastu. Sa oled täna see, kes sa oled, puhtalt sellepärast, et sinu senised harjumused on sind selliseks kujundanud. Kõik aga on võimalik muuta ja ümber keerata. Tahad muuta oma elu, muuda oma harjumusi, muuda seda, millest sa mõtled ja mida usud. Aja jooksul saad kogeda oma uute harjumustega kaasnevat mõju. Ole järjepidev ja usu endasse, asenda teadlikult sind pausil hoidev harjumus edasiviiva harjumusega. Miks sa peaksid seda tegema? Nii sa mitte ainult ei liigu oma eesmärgile lähemale, vaid muutud ka õnnelikumaks, jõukamaks ja loovamaks. Leia oma tegelik potentsiaal kaioja.com lehelt.